Kuidas me liigume austava õnnistuse sisse? Me filtreerime algallika energiat läbi enda inimkeha, läbi enda inim-DNA. Voolame enda kogemustega ajatud aegapidi selgemasse ja kergemasse energiasse. Meie kehad on järjest rohkem võimelisemad kasutama erineva tihedusega võnkesagedust. Naudime igat uut kehastust võimsamalt, julgemalt ja elavamalt. Liigume meesjõudu kandvast energiast naisväge hoidvasse energiasse. Seda protsessi aitab läbida meie kõigi sisemine laps. Meesjõud on kaitsva olemusega, füüsilise maailma ettevaatlikkus, mida saab ka füüsiliselt õpetada. Et ennast vaimselt kaitsta, kasutame peaingli Miikali mõõka ja mantlit. Meie kaitsemehhanism on läbi sajandite tugevaks tehtud. Oleme jõudnud aega, kus mõistame, et liigne kaitse on samaväärne rünnakuga. Kui inimene ründab sind kas sõnadega või kätega, siis sa automaatselt kaitsed ennast. Uues ajas oleme õppinud eirama teiste rünnakuid, sest mõistame, et inimene ründab vaid siis, kui tema enda sees on segadus ja tasakaalutus. Meesjõud toetub sisemisele poisikesele. Ja kui see poisike sinu sees kardab, hakkab ta lihtsalt jonnima, et saada juurde julgust teha otsus, panna endale siht ja võtta elu vastutus enda kätte ning kogeda selle kehastuse energiaid läbi kerguse, selguse ja nautimise. Naisvägi on sinu tunnetus sinu sees. See on väga isiklik ja individuaalne. Naisvägi on kogu elu ülal hoidmiseks. Kui sisetunne ei ole selguses, siis sinu sees olev tüdruk hakkab pirtsutama. Sa ei suuda hoida sihti, mõtet ja kõike, mis sa alustad. Muutud kannatamatuks, kaotad sihi ja jooksed sihitult ringi. Sihti on meil kõigil vaja, sest siis teab hing kuhu, mis ajal keha lükata, et elada enda elu ja olla elavas energias. Kui meesjõud on kindlaks piiriks ja kaitseks, siis naisvägi on hingehoidjaks. Vaimselt hoiab meie naisenergiat Maarja Magdalena ingellik energia. Kuna liigume naisväe, veevalaja, kuld selgelt nägijate ajastusse, siis on vaja hoidvat energiat. On vaja hoida tasakaalu ja harmooniat meie sisemise poisikese ja tüdruku tirtsu vahel. Sest mees ja naine on temast alguse saanud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Hingel on see kogemus olemas. Hoida rõõmsameelsust ja lapselikku süütut uudisimu, et julgeda valida siht ja seda mööda ka käia. Aksepteeri ennast ja kõike, millest sa koosned. Sinu täiuslik keha ja selge ning kerge hing. Luba enda sees oleval poisil jonnida ja tüdruku tirtsul pirtsutada. Jonni ära ja liigu edasi. Pirtsuta ära ja liigu edasi. Fikseeri enda jaoks enda sees toimuv ja astu täiskasvanu tasandile. Lihtsalt tunne rõõmu, et oled ehe ja elav. Ja et sinu sees on täiuslik perekond. Sinu sees olev energia on elav ja julgeb elada enda elu. Tunnistab endale kõiki osi endast armastusega. Me kõik astume välja ära programmist. Lapsepõlves meilt nõuti kõike, mida ei tohi teha. Mitte seda, mida me oleks pidanud tegema. Ära jookse, ära mängi toiduga, ära sega vahele, kui täiskasvanud räägivad ja nii edasi ja nii edasi. Igal pool ära ja ära. Selle asemel, et anda soov, mida me peame tegema. Kõnni, söö, räägi. Ja kõige suurem ära, millest välja tuleme praegusel ajal, on sina räägid siis, kui suitsukana pissib. Ehk meie arvamust ei esine ega ei võinud ka ennast väljendada. Sina ei räägi. Koolis ei ole eneseväljendus, vaid õpitu kordamine. Nüüd, kui sisemine laps puhastub mittevajalikest programmidest ehk äraprogrammist, me lubame tal ennast väljendada. Siis tekib meie sees konflikt väljenduse julgusega. Julgus välja öelda, mida tegelikult arvame.
ja tegelik meie toetub sisetundele ja isiklikule naisväele. Mängime kaasa lihtsalt teiste mängu. Kas sa seda tahtsid kuulda, mis lugesin, õppisin või seda, mis arvamus minul isiklikult on? Julgus panna enda siht enda elus paika, mida mina soovin, et läbida see elu armastavalt ja nautides. Sest lapsepõlves pole olnud lubatud ise otsustada. Ja ei kasvanud see külg tugevaks, meie eest otsustati asjad ära. Ja siis tekib hirm hoida enda sihti, ei julge vastutust enda kätte võtta. Nüüd, kui sinu sisemine poiss ja tüdruk liigutavad meie endi piire, poiss reaalsustaju ja tüdruk illusiooni, lõhume läbi jonni ja pirtsutamise, me lõhume ära piirid. Liigne viisakus ja programmeerime iseendid enda julguse ja harmoonia rütmi. Meie sees olev perekond armastab kõiki perekonnaliikmeid võrdselt, kergelt, selgelt, süütult ja harmooniliselt. See teekond kestab 2024. aasta lõpuni, viib meid kõiksust austavasse ajastusse, kus esmalt austad sa just ennast lõpmatuseni, enda keha, hinge, mõtteid, ellusuhtumist, usku, teadmisi ja teadlikkust. Ja mis kõige tähtsam, sa austad seda kehastust, kus sa praegu hetkel oled. Siis tekib ka sügavus kohalolu igas hetkes. On jäägitu mõistmine ja mitte mingit hukkamõistu. Ja kuna inimesed lähevad üle isikliku individuaalsesse rütmi, siis see aitab ka kogu maailmal minna suure jõuga ülima austuse sisse. Et saavutada tasakaal ja harmoonia enda sees, on vaja hoida enda sisemist last õnnelikuna. Kui me suudame rõõmustada nagu lapsed, siis suudame olla ka päriselt õnnelikud. Ja harmoonia hoidmine saab alguse meie õnnehormoonidest. Mida rohkem on kehas õnnehormoone, seda julgemad me oleme hoidma seda sihti, kuhu me tahame liikuda, kuhu hing saab meie keha nügida. Kui me naudime kõiki osi endast ja kõiki kogemusi, mis me kogeme iga päev selles elus, seda rohkem me austame ennast maailmas ja maailma endas. Kuldenergia ongi ülim austus kogu universumi suhtes. Ta lubab universumil olla kohalolus ja on ise lõputult ja igavesti harmoonias. Kõikidele mõnusat rännakut kuldenergia sisse ja austava õnnistuse juurde. Mina tänan südamest selle loo kuulamise eest.